liikmed. Kell on 5. Koha on meil 16 volikogu liiget. Olga Baranova on puhkusel. Me oleme täitsa jõueelised. Et enne päevakorra juurde minekust, kas on ettepanekuid, taotlusi, avaldusi? Ei ole, jah. Teisi siseettepaneku käesoleva eelnõude poolt hääletada. Millest meil on osa 6 päevakorrapunkti. Palun käega märku anda, kes on selle päevakorra poolt. Aitäh. 16 poolt häälega vastu võetud päevakorra. Esimene ettekandja on meil Narva ees, ettekandja on Andrele ja Kuustava. Ja päevakorrapunkt on Narva ees linna 2025. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine. Tere kõigile! 3. lisaeelarve koostamine on seotud täiendavate sihtotstarbeliste vahendite eraldamisega Narva Jõesuu linnale ning ka muudatustega investeerimistegevuses. 3. lisaeelarve maht on 67 498 eurot, milles põhitegevuse, täiendavate põhitegevuse tulud ja kulud moodustavad 28 964 eurot ja investeerimistegevuse muudatused 38 534 eurot. Koos lisaeelarvega on Narva Jõesuu linna eelarve maht 19 36 744 eurot ja sellest investeerimistegevuse väljaminekud moodustavad 41% kogu eelarve mahust. Aitäh. Küsimus ettekandja. Ja palun küsimust olema et on näha neid numbrilised väärtused just pluss ja miinused kontode vahel. Ülekandmine toimub näiteks. Miinused näitavad, et need on kulud. Pluss tulu. Ja konto valla ja linnavolikogu -10 on nagu säästud. Ja siis seletuskirjas on kirjutatud, et aasta alguses tegevusalas linnavolikogu on tekkinud personalikulutus kokkuhoid 10 000 eurot, mis suunatakse täiendavate valimisjaoskondade moodustamiseks Olginas ja Sinimäel. Ja teine küsimus, kui õnnestub vastata neile, ma oleksin tänulik, aga ma arvan, et mis puudutab sotsiaalvaldkonda, et väljaspool üldhooldusteenuse arvelt on õnnestunud säästa 10 000 eurot, konto 100 ja kas meil on nii abivajajaid, kes vajavad antud teenust või millest see tingitud on? Ja asi on selles, et meil on planeeritud väga suur summa, 350 000 eurot, aga aasta näeb, et me kulutame 300 000 eurot. Ja siis kokkuhoid aasta lõpuni on üsna suur. Ja meil oli kindlasti vaja suunata 10 000 eurot täiendavalt asenduskodu teenuse osutamiseks, sest laste kodus suureneb laste arv. Kas sellest nagu kaalutlusõigust arvestades ei ole otstarbekas tõsta üldhooldusteenuse piirmäära rahastamist? See muuda teenust kättesaadavaks on põhjendatud minu arvates, mitte jalgadena kontode vahel antud teenust. Aga see peab olema nagu linnavalitsuse ettepanek. See on linnavalitsuse küsimus ja kahjuks mina ei saa. Ja suur tänu. Aitäh. On ettekandjale üks küsimusi? Ei ole, jah. Eelarvekomisjoni arutluse jõudis. Jah, eelarvekomisjon on arutanud 16. kuupäeval
ja toetab. Palun volikogul vastu. Aitäh, komisjoni. Et kui ei ole küsimusi, siis teen ettepaneku käesoleva eelnõu poolt hääletada. Palun käega märkama, kes on selle poolt. Aitäh. 9-16 poolt sellega vastu võetud eelnõu. Järgmine päevakorrapunkt on meil Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2028 muutmine. Ettekandjaks on meil aselinnapäev Ain Salu. Lugupeetud volikogu liikmed, Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2028 muutmine. Arengukava oli avalikul väljapanekul 30. juulist kuni 12. augustini, mil siis kõik said esitada oma ettepanekuid muutmiseks. Ja ettepanekute arutelu toimus 13.8.2025. Kogu see seletuskiri on nüüd päris pikk, aga üldjoontes ma siis ütlen jah, et lisati 10 uut punkti. Oleme kõik need komisjonides lahti rääkinud, olen ka fraktsioonideks seda tutvustanud. Et kas on küsimusi? Ettekandjal on küsimus. Seda arengukava muutmine kohta. Ei ole. Ei ole, siis on meil kõik praegu. Aitäh. Aitäh ettekandjale. Siis antud teemad arutasid tõesti kõik komisjonid, linnamajanduse arengukomisjon, eelarvekomisjon, haridus, kultuur ja spordikomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, keskkonnakomisjon. Ja lugesin kõikide nende aruanded, mis ole, ja kõik pooldasid antud eelnõu vastuvõtmist. Ma ei ole nagu lugema ei hakka. Teen siis ettepaneku omalt poolt, et tuleb käesoleva eelnõu poolt hääletada. Kui käega märkanud, kes on seda koos. Aitäh. 6 pooltega vastu võetud arengukava kuni 2028. Kolmas päevakorrapunkt on meil riigivara tasuta võõrandamise taotlemine. Tekitandeks on siis võtaine. Piivi, kui ma juures nüüd Mustalinna külas, äkki järjekta saab kohe kaarti kanda. Sealt on kõige lihtsam selle. Maa-ameti saab. Eelmine kord saanud seal Maa-ameti serverist. Vabandust väikese viivuse pärast. Aga nüüd on selline üksus nagu Aiandimaa Mustalinna külas. Circa 12 hektarit ja nüüd on selline asi. Siin kõrval on meil aiandusühistu Kornjak. Ja nagu näha, siis mõned hooned, kes pidasid ka ennast Kornjakiga liikmeteks, on jäänud riigi maa peale. Ja kevadel said nad kõik teate, et sügiseks peavad olema oma hooned lammutanud ja teisaldanud sealt pealt. Muidugi elanikel ja omanikel tekkis seal paanika, neil muidugi ametlikke dokumente midagi nende hoonete kohta ei ole. Aga kuna nii mõnedki on seal korralikud,
siis nad palusid kuidagi linnavalitsusele aidata, mis me muud oskame teha, üritame taodelda seda aiendi maaüksust munitsipaalomandist. Ja pärast siis nendel hooneomanikel lasta teha MTÜ, kus anda siis see osa, kus nende hooned paiknevad neile rendile. Et nii nagu meil on Soldinas ja Olginas aiandusühistud. Et see on, lühidalt on kõik praegu. Aitäh. Ettekandjale küsimused. Kas antud aiendi kinnistul asutatud on ühistu? Meil ei ole mitte midagi. Neil pole jah, ei hoonete kohta pabereid ega midagi, aga meie tingimus ongi see, et kui me nüüd riigilt saame selle munitsipaalomandisse, siis muud moodi seda neile rendile ei saa anda, kui nad ise teevad enda MTÜ, mille alt siis nad majandavad neid oma hooneid ja seda maad. Ise puhastavad teid, ise hooldavad teid, et linnale nagu kulutusi sellega ei ole. Aga seoses Hirgala laengu jälgi arendamisega, lahendamisega, et kas antud piirkond langeb siis piirangu ala? See on ka üks piirangu ala, jah. Aga ma kordan veel kord, et kuna need pole, ütleme, seaduslikud ehitised, siis me anname lihtsalt inimestele võimaluse kasutada oma hooneid edasi. Kui meil õnnestub riigilt see maakätte saada. Küsimusi ei ole, jah. Et antud eelnõud menetleb siis linnamajanduse arengukomisjoni toetus, jah. Ja keskkonnakomisjoni toetus. Teen ettepanekuks käesoleva päevakorrapunkti poolt hääletada. Palun käega märkonda, kes on selle poolt. Aitäh. 6 poolt häälega eelnõu vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on 4. Hooldusõiguse teadmine otsus korraldina omandis olevale kinnistule vastatud superraamis 10. Ettekandjaks on meil Liina. Mina olen ettekandja, kuna Igor jäi haigeks. Eelmisel aastal 28. veebruaril Narvas volikogu otsustuskorras andis siis sellesama kinnistu pikaajaliseks rendiks Spaatuusse üle ja pikaajalise rendi põhiasjad seisnud selles, et sinna siis ehitada kaasaegse restorani nende 2 paviljoni asemele, mis on Mere ja Menni paviljonid. Ja eelmise aasta jooksul arendaja, mis on Spaatuusse siis alustanud nende aktiivsete tegevustega ja selgus, et päriselt ehitada nad ei saa, kuna ütleme nii otsuse alusel sõlmitud lepingu sisu ei sobi rendilepingu alusel. Nad ei tohi sinna ehitada ja omanik selles mõttes ei ole nõus ka sellega, et nad panustavad sinna mitusada tuhat selle restorani väljaehitamiseks isegi pikaajalise rendi lepingu alusel. Ja seetõttu Spaatuusse tegi meile uue taotluse, siis on sama, krunt on sama ja põhiline muudatus seisnebki selles, et rendi alusel tuleb siis hoonestusõigus. Kõik ülejäänud asjad ja tingimused ja nõuded jäävad selles mõttes kehtima vastand isegi sellele, et eelmine otsus tunnistatakse kehtetuks. Peab tunnistama, et selle perioodi jooksul ehk siis eelmise lepingu sõlmimisest kuni tänase päevani Spaatuusse on kõik need kohustused täitnud, muuhulgas nad hoidsid korras selle rannala osa, nad paigaldasid sinna isegi rohkem, kui lepinguga oli ette nähtud neid väljakuid. Ja selle otsuse alusel me siis anname neile hoonestusõiguse, mille periood on 20 aastat, hoonestusõiguse aastatasa on 4000 ja kui rääkida nende võimalikest järgmistest sammudest, siis selle uue restorani projekt on neil põhimõtteliselt valmis ja nad on valmis selle projekti meile uuesti menetlemiseks esitama siis, kui see uus leping on linna ja arendaja vahel sõlmitud. Minu poolt on lühidalt kõik. Aitäh.
küsimus ettekandjale? No, ma tahan praegu seda küsida, aga üks punane. Jah, ettepanek on siis ümber sõnastada selle esimese punkti, kuna vahepeal toimusid ka linnavolikogu komisjonid, mis on selle eelnõu läbi arutanud ja antud ettepanek on siis tehtud keskkonna ja linnamajanduskomisjoni ühisel istungil ja selle ettepaneku alusel me sõnastasime selle esimese punkti ümber. Väga hea tähelepanu. Aitäh ettekandjale. Tuleb küsimus, mis puudutab teostusjoonist. Kas meil on võimalik seda teostusjoonist või algselt projektina on võimalik esida, kuidas paiknemine on planeeritud ja eelnõu juurde oli lisatud projekti asendiplaan. Teostusjoonis reeglina koostatakse siis, kui hoone on valmis. Hetkel on tegemist jah, selle asukoha skeemiga, esiteks ja teiseks sinna juurde on veel lisatud projekti asendiplaan. Hoone tuleb siia olemasolevate paviljonide kohta, kuna tegemist on keeluvööndiga ja kehtiva üldplaneeringu kohaselt selle uue restorani üldpindala ei tohi ületada oluliselt nende olemasolevate paviljonide üldpindalat. Nii et asukoha skeemil on näha, kuhu see uus restoran paviljon tuleb ja selle juurde tuleb veel uus terrass. Kõik muu jääb samaks. Kuna tegemist on hoonestusõiguse seadmisega, et kas neil on arvata, et tulevad riskid seoses võimalike taristu ehitamisega, vesi, reovee, see ei hakka takistada linna arengut selles valdkonnas, kui hoonestusõigus saadakse 20 aastat. Mida te täpsemalt silmas peate? Taristu ehitamine. Millega need riskid võivad kaasneda? Et kui seal hoone on püsti, siis võib olla segavaks faktoriks ja linn ei saa arendada seda piirkonda. Ma ei näe siin mitte ühtegi takistust ausalt öeldes. Kuna olukord, uus olukord versus olemasolev olukord ei muutu niivõrd oluliselt, nii nagu asendiplaanil või asukoha skeemil oli näidatud, et grund jääb samaks, asukoht jääb samaks, pindala jääb samaks, nii et aga kui rääkida nendest uutest ja olemasolevatest tehnovõrkudest, siis need uuringud nad hakkavad alles tegema ja nende uuringute käigus siis selgub, mis on need võimalikud ettenägematud asjad, juhul kui need ettenägematud asjad üldse tekivad, loodame, et mitte. Ja küsimus kolmanda punkti kohta, millest tuleb meil aasta naeruväärne nägi tuvateole? See oli meiepoolne ettepanek, lähtusime välja kujunenud praktikast. Meil on üks konkreetne näite, seesama projekt, mis asub linnas sissesõidul, kui liikuda Narva poolt Narvaesse poole, siis volikogu otsuse alusel on sinna samuti seatud hoonestusõigus, mille aastatasuks on 3000 eurot. Siin me arutasime ja leidsime, et kuna periood on 20 aastat, siis ja hoonestusõiguse seadmise eesmärk on selles mõttes uue restorani püstitamine, mis tähendab seda, et tegemist on äriprojektiga nii või teisiti, siis me leidsime, et võiks pakkuda suurema hoonestusõiguse aastatasu selle otsuse kohta, mis on otsustuskorras. Ega siin ei ole ju muud metoodikat tegelikult. Komisjon on arutanud koos vastu võetud ja hoonestusõigus seaduse 20 aastaks, et milleks just see periood, mitte 10 aastat või 15 aastat, kas on tõestatud täpsusanalüüs? Kas peab olema? Ei tea, miks 20 aastat, mitte 10 aastat. 20 aastat on liiga tihti periood. Väga lihtne, kui me võtame need võimalikud kulud
ja kui me võtame selle võimaliku ärimudeli aluseks, siis noh, ilmselge on ju see, et tegemist on hooaegse restoraniga, mis tähendab seda, et kaasumine hakkab teenima eelkõige suveperioodi jooksul ja kui võrrelda need võimalikud kulud, siis noh, 10 aastat oleks antud juhul liiga lühike periood. Sellest lähtuvalt nad tegid ettepaneku, et periood võiks olla 20 aastat, millega me nõustusime. Sellepärast ongi niivõrd pikk, kui kellelegi tundub, et see on pikk. Aitäh. On ettekandjale küsimusi? Ei ole, jah. Ka ettekandja. Antud eelnõud... Kõigepealt teeme niimoodi. Teeme ikka niimoodi. Antud eelnõud siiski menetles meil linnamajanduse arengukomisjon ja samas eelarvekomisjon ja keskkonnakomisjon toetab väita. Sellega on ühel pool. Nüüd peame tegema nii, et hääletame selle muudatusettepaneku poolt. Peale seda siis hääletame juba eelnõu poolt. Et teie ettepaneku käesoleva muudatusettepaneku poolt, mida linnavalitsus tegi, hääletada, kui käega märkland tegid selle poolt. Aitäh. Siis viidud poolt häälega on siis muudatuse eelnõusse sisse viidud. Ja kes on vastu, kes on erapooletud? Üks on siis erapooletud. Et nüüd teen ettepaneku muudatus panna eelnõusse ja selle poolt hääletada. Palun käega märkanda, kes on selle poolt. 15, jah. Poolt, vastu, erapooletud, üks erapooletud. Aitäh. Seoses sellega on antud eelnõu 5 poolt sellega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on programmis innovatsiooni ja tugiteenuse arendamine vanemaealiste koduses keskkonna kukkumise riski vähendamiseks osalemine. Ettekandjaks on Veronika Stepanova. Ettepanek osaleda programmis innovatsiooni ja tugiteenuste arendamine vanemaealiste kodukeskkonnas kukkumise riski vähendamiseks projektiga eakate kodukeskkonnas kukkumise ennetamine. Antud programm avatakse Ivali Ida-Virumaa omavalitsuste liidus ka suure projekti sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamise kohta Ida-Virumaal. Taotlusvoolu osalemise tingimus on see, et omavalitsuse osalus on 0 ja sellepärast linnavolikogu selle otsusega kinnitab taotlusvoorus esitatava projekti oma osalus 0 eurot ja siis selleks, et oleks see projekti osalemiseks oleks ka vormistab kõik vajalikud dokumendid vastavalt eelnevalt koostatud selle taotlusvoolu eelnõu osalemise tingimustele, et eelarvega planeeritakse järgmisel aastal ja ülejärgmisel aastal 50 000, iga aasta kokku 100 000 eurot ja seda rahastus kasutatakse projekti vahenditeks. Projekti sisu tuleb selline, et selle projekti raames luuakse koduteenuse raames uus teenus, me võime seda nimetada kodutöömeistri teenust, siis luuakse uus projektipõhine töökoht. Projekti kestus on 2 kuud, siis samas projekti raames saame soetada abivahendi, mis aitab meid koduteenuse raames ka vähendada kukkumise riski ja siis aita inimestele tõsta, kui nad on kukkunud, siis tänase päeva seisuga see süsteem juba on loomisel ja siis hakkab vaikselt töötama, kui Päästeametile laekub väljakutse, et inimene on kukkunud ja kas on kukkunud, siis tegelikult päästjad mitte iga kord sõidavad välja kohale, vaid nad esitavad antud info kodus omavalitsustele ja siis eeldatakse, et sotsiaaltöötajad hakkavad reageerima. Seos sellega ka tekivad mõned küsimused, aga ikkagi siis me püüame aidata ja reageerida ja vot selline projekt aitab meid reageerima selles olukorras ja samas me saame
selle uue teenuse abil siis vähendada hukkumise riski, siis kuna kodutöömeister on see inimene, kes hakkab hindama kõik vajadused, inimese vajadused ja siis olenevad kõikvõimalikud riskid tema kodukeskkonnas ja siis aitame neid kõrvaldama, parandama, et inimesel oleks rohkem ohutu olla oma kodudes. Kõik ja minu poolt kõik. Aitäh. On ettekandjale küsimusi? Täpsustus võib-olla, kus tegime standardne näitavale elluviidava heaolumeistri teenusega. Ja siis ma olen komisjonis sellest rääkinud ja et selle teenuse näide on heaolumeistri teenus, mis oli mitu aastat tagasi loodud Tartus ja viimasel aastal võetakse kasutusel teistest omavalitsusest, siis tegelikult kui on olemas seda teenus luua ja saada selleks rahastust, miks mitte. Aitäh, on veel küsimusi? Ei ole jah. Aitäh ettekandjale. Komisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon arutas jõudis kõik jälle aitäh. Ja sellega siis panen ka tasub tähelepanu vabandust väga, et sisejõudav osa on näiteks alused sotsiaalministri 24 määrus, käskirjaga sotsiaalministrile ja jälle on tegelikult on käskiri, selle aasta käskiri, millega oli muudetud eelmise 23. aasta käskiri. Ei ole toopolis. Ei ole. Aitäh. Tulen ikkagi oma ettepanekule tagasi, et palun hääletada siis käesoleva eelnõu poolt. Käega märku, kes on tehtud. Aitäh. 6 poolthäälega on käesoleva eelnõu vastu võetud. Viimane päevakorrapunkt on jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine 2025 toimunud kohaliku valimu. Ettekandjaks on meil siis Monika Paul. Tervist kõigile. Mul on täna tore võimalus esitada vastuvõtmiseks sellele volikogu koosseisule kõige viimane eelnõu. Ja see on siis jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine kohe vastu toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks. Linnavalitsus on oma määrusega moodustanud valimiste läbiviimiseks 3 komisjoni, Narva-Jõesuus, Sinimäel ja Olginas ja on peetud siis inimestega läbirääkimisi ja kõikidelt esitatud komisjoni liikmete kandidaatidelt on ka saadud kirjalikud nõusolekud. Nii et palun siis volikogul kinnitada valimisjaoskonnad esitatud koostöös. Küsimus. Punkt 2.1 ja punkt 2.3, et perekonnanimi järgi on Margit Maksimov ja Vadim Maksimov on üks leibkond, üks on komisjoni esimees liige, kus antud osas ei ole konflikte, ei ole, oled uurinud küsimus? Ei, mingil konflikte ei ole. Aitäh. Aitäh. Aitäh ettekandjale. Eesti ettepaneku käesoleva eelnõu poolt hääletada, on käega märku, on ka kõik poolt. Ühiselt 16 poolthäälega on vastu võetud viimane eelnõu meie komisjoni, jah. Et ma tegin seda viimase volikogu istungiga. Vabandust, Maksimov. Jah, see ei ole enam otseselt päevakorraga seotud, aga kuna tänase istungi alguses sai mainitud, et tegemist on selle koosseisu viimase istungiga, siis ma tahtsin enda poolt kui ka linnavalitsuse poolt kui ka Narva-Jõesuu rahva poolt teid kõiki tänada selle pikka koostöö eest, mis tehti.
4 aastat, eks ole, peab tunnistama, et me oleme siin üheskoos üle elanud üsna keerulised ajad. Ma räägin kõikidest nendest COVID-idest ja sõjast ja muudest sihukestest aspektidest ja nagu Andreile meeldib öelda, et me võime küll omavahel siin sidida ja vastu vaielda ja vahepeal valida pooli, aga kõige tähtsam on see, et linn ei kannataks ja mulle tundub, et esiteks linn selle perioodi jooksul ei kannatanud ja teiseks mulle tundub, et linn on selle pikka perioodi jooksul, mis on 4 aastat alati liikunud õiges suunas ja lõpptulemuseks on see, et meil on tänase päeva seisuga kasvav eelarve, investeeringute maht, üleüldine rahulolu, nagu mulle tundub ja ma tõepoolest südamest olin teid kõiki selle eest tänada. Nii et suur tänu teile selle töö eest ja lisaks sellele, kuna praeguses koosseisus on, ma vist ei eksi, 3 saadikut, kes on otsustanud, et nad ei hakka kandideerima, siis ma tahtsin eraldi tänada ka teid. Täna väga hea. Я со своей стороны хочу сказать, что я в политике нашего города с 96-го года посчитала, что 4 было созыва в городском собрании, 2 в городской управе работала. Хочу сказать, что мне посчастливилось работать с 5 мэрами и 5 председателями городских собраний. 5 это значит здорово. И за это время, я хочу сказать, даже во времена нашего города были взлеты и падения, как и в моей политической карьере. Поэтому я благодарю всех, кто со мной работал. Благодарю моих коллег, это чиновников, с Анжелочкой мы, наверное, работали с самого первого дня. Так что я вам всем желаю удачи на выборах, кто баллотируется. Хочу сказать, я никуда не деваюсь, не денусь. Я остаюсь жителем города. И поэтому не надейтесь, что вам будет просто работать депутатами, потому что я еще и пенсионер и возглавляю пенсионную организацию, так что держитесь. Так что удачи. Мне хочется пожелать, чтобы наш город продолжал развиваться, чтобы команда работала во благо наших избирателей. Благодарю всех за совместную работу, за понимание и желаю новому депутатскому корпусу тоже найти взаимопонимание. Без конфликтов. Давайте работать дружно. Спасибо. Mulle jääb meelde üks fraas. Kui ma tulin siia oktoobris 2014 ja minust pidi saama linnavalitsuse liige, see esimene küsimus, mis tuli mulle linnavolikogu istungil, see tuli hinge poolt ja see kõlas niimoodi, et kas ta eesti keeles üldse räägib. Hingest Ой, все много сказали, но я еще раньше сказала, что столько запасных стульчиков мы все равно будем приходить, мы никуда не сидеть, будем там сидеть. Удачи вам! Nende heade sõnadega kuulutan selle viimase istungi kogu meie selle 4 aasta töö lõppenud. Nüüd ootab meid väikses saalis väike laud, eks ole, nii et aitäh teile.